Levadia saab palli mängu panna. Mihkel Ainsalu selle taga on. Jaanovic puhub Aavile. Hakkame minema ja vaatame, kuhu me umbes täpselt värava. No, miks ei võiks täna veel värava lisa tulla, vaatame. Nokoto üritab kaugelt ja ei lähe palju mööda praegu. Tundus, et Jan-Marti Vainulal oli see olukord, kus võib kogemata see pall ka oma väravasse minna. Frank Liivakaga supertõrjega sekkub Jan-Marti Vainula. Ja Ugo Palutaja lükkab kindluse mõttes selle palli ettepoole ära. Jan-Marti Vainula on mees, kes Kaspar Lauri näole. Mängitakse see pall sinna Mihkel Ainsalule. Tundub, et löögi peale. Läheb mees löögile ka ja ongi värav. Mihkel Ainsalu kaugelt paneb selle palli võrku praegu 19. minutile. Väikene tähistus ka. Cristiano Ronaldo suu. Oli Jan-Marti Vainule ka sellest olukorrast väljas. No vaatame. Ainsalu korra pööras pilgu üles ja kohe läheb see pall sinna alumisse nurka. Tõesti väga kavalalt lahti mängitud nurgalöök Levadialt. Sportsoom nägi Ainsalu. Kindlasti on see asi trennis läbi harjutatud. Tõesti suurepäraselt keerutas üle meeste peade selle palli Mihkel Ainsalu ja ei tea, kas nüüd Cristiano Ronaldo on selle mehe suur iidol. Igatahes tema tähistust on päris mitmel puhul Ainsalu selle loo ajal juba kopeerinud. Sealt juba väljas ja Levadia saab hakata vasakut äärt mööda tulema. Paremale poole tuleb pall Maximilian Sportsov. Musasek temal seal vastase. Vaatame, kas mees läheb ise tegema. Tuleb lööki ka Jan-Marti Vainula selle olukorra. Natuke pudistab lahti, aga palli järele panna. Aga nüüd jälle Harju värava ees ohtlik olukord. Liivakult pall värava ette. Libistatakse sealt. Pall on lahtine. Kristjan Kriis taas lapib selle olukorra seal tagapool ära. Palutaja. Reios Harjult kiirelt vastu nõelata. Karel Eerme keskväljalt purjetamas sinna ründe poole. Tuleb lööki ka ja lööb ära Abdul Wahid Pinate 39. minutile. Teeb mees väikese tähistusega. Ja nii kui ma rääkisin, et Harjul on raske. Kõvaks ja vingeks mängust veel läheb. No vaatame järele ka. Karel Eerme seda palli seal vedas. Pinate oli paremal üksi jäetud ja Vankvo ei jõua selle pallini ja Pinate tõesti alumisse nurka selle päris korralikult ära naelutab. No suurepärane toimetamine muidugi Karel Eermet ka. Kui mees ise väravaid ei löö, siis annab värava sööte vähemalt ikka. On seisuks 1-1. Mängu on omajagu. Vaatame teise nurga alt ka järele. Karel Eerme tõesti suurepärane palli vedamine sealt ja ühe puutega Abdul Wahid Pinate sinna alumisse vasakusse. Vahepeal eksimused sisse tulevad. Rasmus Peetson nüüd paremale Frank Liivakule. Vendel uuesti Liivakule. Liivakul võimalus pall värava ette panna. Lahtine seal olukorras see pall nüüd, aga Kristjan Kriis taas seda olukorda lappimas. Klaarib ette poole ära. Ainsalu sealt vastu tulnud. Valdab praegu palli päris hästi ka. Nokoto tuleb lööki ka ja ei lähe palju mööda väravasse ürituse. Näitab Joonas Jaanovic ka, et saab siia esimese poole lõppu veel. Teil võtab palli maha ka. Mihkel Ainsalu ka seal abise. Tõste ka sinna värava esise suunas. No nüüd on võimalus Kortsoovil lüüa ja tuleb päris hea löök, aga vasakust värava postist ja ristnurgast siiski omajagu mööda läheb see ürituse. Segas päris korralikult Rasmus Peetson, aga ikka on võimalus minna Harjule. Päris hästi mängitakse mööda Nvankvost. Libistab Ivoro ka. Pinatel on pall, tuleb lööki ja milline tõrje Karl-Andre Valnerilt. Uskumatu, mis Karel Eerme vahel ja säilitab oi kui hästi Harjule selle palli. Vahetuses sekkunud Kose nüüd eksib selles olukorras. Vendel värava ette, Maximilian Skortsovil löögi võimalus. Oi, kuidas Maximilian Skortsov selle palli ristnurka ära naelutab. Ja saab Levadia kätte selle, mida on jälle nüüd pikalt otsitud. Pikalt nilliti seal Harju laagri karistusala juures ja no tõesti, Skortsov superlöök. Otse ristnurgas maandub Jan-Marti Vainula selles olukorras täiesti võimetu. Tõsiasi on nüüd see, et Levadial 2, Harju Jötka laagril 1. Oma vahetuse peab hakkama nüüd seda ära ka kasutama. No vaatame, Kose selle palli ära kaotas, Vendel sai palli. Lihtsalt lükkas selle Skortsovile, kes sinna esimesse posti ristnurka naelutab selle palli. Jan-Marti Vainula ka ei ole üldse oma keskkaitsjate tegutsemisega rahule. Ainsalu muidugi suurepäraselt leidis Vendelli ka ja Vendel omakorda sealt Skortsovi. Suurepärane löök. Esimesel poolel kiitsin noort meest. Tundub, et on seda kiitust väärt. Aga Levadia teeb 2 vahetust. Kaks vahetust tehti. Mark-Oliver Roosnuk ja Joao Pedro tulevad
väljakule, ära tuleb Enoch Coteau ja Gregor Lehtmets. Siiski värav ei loe. Täpselt natuke pikaks see väike jätk läks. Vaatame järele ka seda olukorda, kus suluseis fikseeriti. Jah, tõesti Vendel selles olukorras patustaja oli. Püsti tuleb välja keriv pall, mehed kerkivad. Vankva mulle tundub sai sealt pea vahele. Aga Harju mehed said ka ennast kenasti vahele sätitud. Peetsone. Karel Eerme on seal napilt vahele. Joa Pedro. Vendel värava esisele. Tuleb löök ja käib latisse pall ära praegu. No, Harju Latka Laagri pääseb taas korda. Mark-Oliver Roosnupp. Frank Liivak. Rasmus Peetsonilt tuleb nüüd löök. No, päris korraliku turm tule alla on jäädud. Joa Pedro üritab ka, ei tule välja praegu. Ükski Harju Laagri mees sellega rahul ei ole. Oli kohe käed püsti, et see pall on ju meie mängu panna. No, vaatame järele ka. Suurepärane löök Vendelilt, aga tõesti üritas seal Kutatelaadset leida. Tuleb nüüd uuesti värava ette, Kutatelaadselt lööki ka. Pall on väravas ja pall on tõesti väravas. Rasmus Peetson, Tallinna Levadia kapten, selle palli sinna võrku istutab. Ja Oimis Rõõm on mõistagi Levadia leerist. Ja Oimis meeste summast Rasmus Peetson selle palli võrku niimoodi riputas, et Kaspar Lauri jalge vahelt. Sisuliselt tõesti Kaspar Lauri jalge vahelt Rasmus Peetson selle palli sinna võrku pani. Laur on nii pikk mees, et tema jalge vahelt annab palle võrku ka panna. See nurk peaks ehk rohkem paljastama. Vainulalt muidugi superreaktsiooni tõrje, aga jõudnud ta sellele teisele pallile vahele enam. Kutatelavalt hästi tegutseda, et mitte lasta Harjul seda väravat lüüa. Kutatelase vasakut äärt pidi Gruusia mees. On ta seal vastas Sigard Suppi. Päris hea nõksu teeb, leiab Joosep Saliste, tuleb ette posti löök ka. Üritatakse kääre. Kutatelase tutvustab ennast siin preemia. Andre Vallerile ei valmistanud rasku, sinna vaatame järele. Salistelt ette posti, nüüd uuesti tõste karistusalasse. Ja oi, kui akrobaatilise sooritus. Ei tule sellest praegu midagi välja. Uuesti Kose pikendab karistusalasse. Laur kerkib, ikka pall lahti, palju segadust. Aga tuleb Levadia sellest olukorrast praegu välja ja värav on nüüd tühi, aga tundub, et Sander Salei suudab selle palli külje ja outi klaarida. Millised uskumatud lõpuminutid on olnud ja Jaanovits puhub lõpuvile. Tallinna Levadia võtab 23. voorus Harju Laagri üle napi 2-1